tahtnudki disaineriks alguses saada. Ma arvan, et ma isegi ei hoomanud üldse disaineri mõistet ja kui ma hakkan mõtlema, siis mul ei tule ka nagu noorusajast pähe, et ma üldse oleksin mingit ühte disainerit kuidagi teadnud või kuidagi idealiseerinud. Küll aga ma mäletan, et ma tahtsin saada sisearhitektiks, aga ma sain lihtsalt aru sellel nahkaksessuaari nahadisaini katsetel, et siin on ka hästi palju võimalusi ja see katsete aeg mulle tohutult meeldis ja mulle tekkis selline aha-efekt. Ja ma mäletan, et ma just sellel samal katsete ajal pidin kirjutama essee, et millisena sa näed ennast, ma ei mäleta, kas see oli 5 või 10 aasta pärast. Ja esimesel koha peal hakkasin unistama, ma tegelikult ei olnud seda varem unistanud, ma hakkasin unistama koha peal, et mul võiks olla sihuke väike stuudio, kus ma siis loon iseenda maailma ja loon nii tooteid kui keskkonda. Ja siis ma mäletan, et ma ka mõtlesin, et see on selline hästi mõnus, voogav, rahulik elu. Disaini mõtlemisega suutsin ma üldse ennast kurssi viia tegelikult praktiliselt magistri ajal, sest et see oli see aeg, kus ilmselt ma inimesena kasvasin juba nagu sinnamaani, et ma huomasin rohkem erinevaid seoseid ja lihtsalt see disaini mõtlemine kui selline tuli üldse rohkem nagu valdkonda sisse samamoodi, et me ei rääkinud enam lihtsalt tootedisainist, vaid me rääkisimegi disaini mõtlemisest ja kuidagi see arusaam, et disain on kõikjal kõigega seotud ja see koostöö läbi erinevate valdkondade on hästi erinev. Et selles mõttes mul ei olnudki võib-olla nagu väga suurt ettekujutust disaineri tööst. Et ma lihtsalt läksin naiivselt ilma igasuguste ootusteta peale ja vaatasin, mis see valdkond pakub ja siis lihtsalt järjest avastasin, et iga nurga taga on mingisugune uus võimalus ja nüüdseks siis aastad hiljem mul on endal ilmselt mingisugune nagu mõistmine sellest valdkonnast ja samas teistpidi, kuna nüüd ma olen kogenum ja olen kuidagi erinevatele teedele proovinud nagu astuda, siis teistpidi ongi, et ma ei saa seda enam kuidagi mustvalgelt seletada, see on igal pool, et ta on kuidagi kõikehõlmav. Kui ma alustasin sellise oma teed disainerina, kui ma olin kooli ära lõpetanud, isegi tegelikult ka kooli ajal, siis ma kindlasti suhtusin disaini rohkem selline kitsavalt vaatavalt, ma võtsin seda tootepõhiselt, aga ma ei suutnud hoomata, mis sinna kõik tegelikult nagu juurde käib, et täna on minu jaoks disain selline suur võrrand, kus on hästi palju väikseid tükke, mida ma siis pean omavahel kokku panema ja siis see võlu ongi selles, et kuidas ma need omavahel kokku panen, mis on need protsendid seal. Ja siis, kui ma alustasin, ma kindlasti ei hoomanud, et disaini roll on tegelikult ära kaardistada kõik see, mida ta puudutab kuidagi, kuidas ta on seotud teiste valdkondadega, et alates sellest, et kust tuleb üldse see materjal ja kuidas on see materjal tegelikult ka toodetud ja kuidas ta on tegelikult jõudnud nagu transpordi käigus minuni näiteks või et kuidas ma disainerina ikkagi peaksin läbi mõtlema selle tootmisprotsessi, et see oleks efektiivne, optimaalne ja majanduslikult mõttekas, samas ilma kvaliteeti nagu ohverdamata näiteks. Siis minu jaoks on olnud nagu väga-väga tähtis see aspekt, et mõelda ka nagu ettepoole, et okei, ma sain oma toote valmis, ma müüsin selle maha, aga et mis sellest siis saab, et ma näen disaineril väga suurt rolli just selles, et ta mõtleks paar sammu ette ja seda nii tooteelutsükli mõttes kui siis ka sellest, et mis on see kasutaja kogemus, kuidas tarbija seda
kogeb, kasutab ja siis see, et mis saab sellest materjalist ikkagi ka pärast, mis saab sellest materjalist pärast seda, kui see toote elutsükkel on läbi, kuid materjalil on ju väga palju potentsiaali edasi minna nii-öelda. See siis viibki nende teepandeni, et kas need tooted on ehitatud kestma ja kas need tooted on ehitatud, et neid saaks parandada ja need on need teemad, mis mul praegu on kõige rohkem laual, et selles mõttes nende asjade peale ma kindlasti ei mõelnud, kui ma olin alustav disainer. Ma olen läbi higi, pisarate, vere ja ma ei tea, mille nagu jõudnud nendeni. Ja mul on väga hea meel, et ma nüüd mõtlen natukene ikkagi targemalt neid asju. Inimesed võiksid võtta igapäevaselt rohkem aega selleks, et mõnikord mõelda, et tähele panna seda, et asjad on läbi mõeldud ja kui see tekitab sellise äratundmise, et siis omakorda võiks viia selle tõdemuseni ja arusaamiseni, mis töö seal kõik taga on. Ja see hõlmabki kümneid valdkondi. Kui ma nüüd mõtlen selle peale, et milline võiks olla disainitarbija minu ideaalmaailmas ja just praegu räägin läbi sellise tootedisaini prisma, et jättes just teenuse hetkel kõrvale, siis ma näen ka tarbijal selles mõttes vastutust, et tarbija võiks samamoodi enne mingit toodet soetades mõelda tervele sellele elutsüklile, et tõesti, et kas selle disaini taga on läbimõeldus, vastutustundlikkus, et kust tuleb siis see materjal, kus on see toodetud või kes on selle tootnud ja kuidas, kas seda on mugav kasutada, kas sellega kaasneb selline hooldusvõimalus, parandamise võimalus. Kui ma seda ostan, siis kas ma ostan seda sellepärast, et mul on praegu paha tuju ja ma tahan tahan oma tuju parandada, sest päev oli halb või mul on seda tõeliselt vaja ja kui mul on tõeliselt vaja, kas ma olen ennast kurssi viinud, mis on teised alternatiivid. Ja kui ma seda ikkagi vajan, siis kui pikaks ajaks ja kui see aeg ei ole väga pikk, siis mis ma saan sellega hiljem teha. Ja isegi kui see aeg on pikk, mil ma seda toodet kasutan, siis ikkagi, et mis saab sellest tootest hiljem, kas mul on võimalik seda kuhugi ümber lasta disainida või kasutada seda materjali millekski muuks või kas mul on seda võimalik selliselt demonteerida, et seda saab ümber töödelda ja nii edasi. Et selles mõttes ma näen tarbijal suurt vastutust, sest et tarbija otsus lõppkokkuvõttes mõjutab väga palju, et kuhu suunas me liigume ja lõppkokkuvõttes peavad kõik oma leiva lauale saama ja mida rohkem meil on teadlikku tarbija otsust, siis seda paremaid majanduslikke võimalusi ja hindade mõttes on võimalik ka tootjatel ja disaineritel ja pakkujatel pakkuda.